Tervist! Meie kohal! See on kena. Mul kapudel kottis juba. No hakkame siis kohe peale selle asjaga. Hakkame teretama. Hakkame teretama. Tere. Peame bussi abipiloodid. Sest pole midagi, et abipiloodid. Tere bussijuhid ka. Tere! Ipere! Nii, ma tahan näha kaugelt läheb siin. Igal kui ulatan. No tere, Mai! No tere, Juulikene. Rõõmsalt näha. Tere. Ta on vist eelmist ka Ei ole. Siis on hästi. Nüüd on meil aeg kella 12-ne. Kell 12 tulevad minu külalised. Ma ei mõtle, vallast tuleb esindaja, ma ei tea, mis asjapulk ta on, seda ma ei tea. Ju ta ise tutvustab, kes ta on. Siis tuleb meile Kalle Laanet, kaitseminister. Siis tuleb meil Kadiraadiust tuleb Aarelaine, kes teeb juttu. Ja siis tuleb meil filmimees Margus Muld, kes paneb meid õhtuks televiisorisse. No ise ei näegi teda. Pidi toodan televiisor. Andri rahvad on ta 20. kord, aga meil on ta alles 18. Kuna esimene kord meid ei kutsutud. Ja teine kord oli Kihnu saarel, me olime 4 korda käinud Kihnu saarel, mina siin olen 4 korda käinud. Ja me ei läinud Kihnu. Aga sellest pole midagi, me oleme juba 26 korda saab meil Saaremaal koos käidud. Ja huvitav sai üldse see algus sai Tiirimetsast. Sellepärast, et me käisime Maimu Kriska, kes peab täna oma 85. sünnipäeva kodus, ei saanud tulla. Me ikka bussijaamas rääkisime, et kuule peaks kokkutuleku tegema Saaremaal. Ja siis me võtsime kätte, nüüd tegime 8. oktoobril 1996, tegime esimese kokkutuleku. Kõige huvitav lugu oli see, et ma läksin hommikul Tiirimetsas, küpsetasin saiad ära, läksin koju oma teise rindis panema, üks auto tuleb vastu. 2 meest olid sees, ütlevad selles, et kus kohal Tiirimetsa koolimaja. Abidi küsin, mis te sellest tootsite, et seal täna naised koos. Aga siit tuli välja, Maalehest olid need. Ja siis oli sedasi, et 5 aastat me pidasime 5. aastat, me pidasime Tiirimetsas jälle. Ja siis tulid Jõgevamaalt, tulid bussi täis. Lonni tuli bussiga meile külla. Lonni meie seast lahkus, möödud aastal mälestame, ta natuke ka. Tõuseb just. Aitäh. Lonni oli igal pool meil ikka ajoo, aga nüüd teda enam ei ole, nüüd peab uued hakkama otsima, aga uusi enam ei ole, sellepärast öeldeks täna jääb viimaseks. Päris kohutav, et tal teeb viimast korda saame kokku. Tahaks ikka rohkem kokku saada veel. Ärge olge kindlad siin. Me saarlast saame kindlasti kokku. Sellest sa ei pääse, sa pead nagu nimeti seltsi veel tulema. Sedamoodi, ma ei tea, mis asja ma teete räägiks, nagu oleks praegu, me ei räägi rohkem. Sellepärast, et kui me oleme siin ära lõpetanud, siis teeme ühispildi ja siis lähme traktorite juurde. Ja kes tahab midagi sõna võtta, palun astuge ligi, igaks tutvustab ise ennast, et mina ei tea kõik, kes need asjapulgad kõik on. Mina ei tea, kes Jaanus meil vallas on, mis tähtis tegelikult on, ma ei tea, mis asjapulgad. Ma ise käidin. No ma hakkan pihta tähendab, et... No aga sa pead. Et ma olen Kalle ja mul on Juuliga on püsisuhe vähemalt üle 10 aastasel proovisime täpsustada, millal see püsisuhe täpsemalt algas, aga kunagi meile mõlemale ei tulnud see täpne aastaarv meelde, aga kindlasti üle 10 aastat. Kalle selleks linti. Ja. Selleks meil tahtigi läks. Jah, aga ma ütlen veel kord, et see järelikult on see nagu linnu lennul läinud, et me kumbki ei mäleta meile kaua siin on. Aga ma ise täna hommikul ja eile õhtul ka mõtlesin, et huvitav, et miks ma teie juures käin? Nad on toredad naised. Vähe sellest.
ja mitte ainult toredad, aga nad on minus hakkamist täis. Ja minu arvates kõige olulisem on nagu see, et ma kunagi ei kuule sellist vingumist, et kõik on halvasti. Ei, pigem on see, et kuidas... ei saanudki vinguda, ta pidi tööd tegema. Järelikult ma mõtlesin ka täna hommikul seda, et äkki see on kuidagi ametiga seotud, et kui sa oled ikka juhtival kohal, rool on sinu käes või ka kangid, kui sa oled vanasti ringtraktori või taga olid, eks ju, et siis sa ei saa seal midagi vinguda, sa pead kogu aeg tegutsema. Et see on nagu minu arvates nagu hästi oluline, et kogu aeg on vaja nagu midagi välja mõelda, edasi minna, nagu ma kuulen, et te tahate küll lõpetada, aga ma tean, et erinevad sellisest raadi esinejad on ka rääkinud kogu aeg, et me lõpetame ja naabersaaret, aga siis on järgmine aasta jälle kontsert, eks ju, jälle kontsert, eks ju, ma arvan, et teil on samamoodi. Et te küll arvate, et võiks lõpetada, aga küll see edasi läheb, et see tung on nii tugev, et te saaksite kokku ja meenutada ja mõelda tulevikus. No Saarles saad kelle peal kokku. No aga, siis on koma, aga mandromad ka kindlasti. No, siis selgub. Ei, see võiks tulla küll. Ma nüüd hakka käima ja... No ma räägin, nii see on. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb. Aga paljust ilma jääb. Tõesti see särts ja see elutahe ja edasi pürgimine, mitte nurgas virisemine ja vingumine on minu arvates hea näide, kuidas tegelikult kogu Eesti peaks edasi liikuma. Mida suuremasse heaolu ühiskonda me liigume, seda rohkem seda virinat ja seda tegelikult ei ole vaja. Ega mul ei ole lehtne siin kampelden ikka ei ole sellepärast iga korra süda väriseb sees, ei tea kus kohal ta on ja kuidas või mismoodi. Küll ta vastab mul Saksamäelt, küll ta vastab mul ühel teisel kohast, kui ma talle vahest helistan. Ja, aga ma vastan vähemalt. Ja siis ma mõtlesin, mis teile ikka tuua siis sellele kokkutulekule, et tooks siin suuremaid lilli ja väiksemaid lilli ja nii, et jagage neid omavahel. Olge sõbralikud. Ja terved. Aitäh. Kaks sõdavat meie suure vallavanema esindajaga, ma ei tea, mis asja kohta seal on seda. Mulge tegelikult on, austatud prouad, asi on tegelikult minna kutsutud täna siia sellepärast. Et ma töötan Juuni tütre Katiga, töötan ühes majas. Tutvuste rääkija. See maja on Kuressaare Raekoda. Et mina siis olen tegelikult, kui aus olla, siis ametipoolest olen vallavolikogu esimees. Ja see roolipiigade teema on mulle kõrvu jäänud ka tõesti juba mitmed aastad. Ja selles mõttes tunnustus teile, austatud prouad ja roolipiigad, et see kõigepealt on traditsioonid need, mis meie elu tegelikult edasi viivad ja seda kultuuri ja hoiavad, järeltulevatele põlvadele edasi kannavad, aga tõepoolest, nagu Kalle juba ütles, et see teie selline positiivsus ja optimism ja tegutsemistahe. Ja ma arvan, need lõpetamise jutud te võiksite ära jätta. Inimesed tegutsevad nii kaua, kui jõud on, kas on lõpetamine või mitte, seda otsustab keegi teine kunagi. Nii see elu läheb, et igal juhul tegutsege edasi, näidake noortele ette, kuidas tegelikult tuleks seda optimismi säilitada ka soliidsemas eas ja tegutseda. Ja nagu Kalle ütles, et mitte viriseda. Aga see teema, et omaette ajalugu, et naisterahvad kunagi pidasid sellised ametid ja see kõik oli see aeg, eks ju. See kõik oli see aeg ja seda tulebki meelde tuletada. Muidu noored ei saagi sellest teada, et kunagi olid naisterahvad need, kes sõitsid traktorite, kombainidega ja autodega ja tegelikult hoidsid seda maaelu üleval. Nüüd käib asi kõik teistmoodi, aga see aeg on ka olnud. Nii et minu sõnum on see, et pange ikka edasi ja jätke need lõpetamise jutud ära, kui on vaja lõpetada, siis keegi teine otsustab seda. Ma tahtsin Juulile anda siis kõigi piigadele Saaremaa valla nimel üle inimese lille. Ja selleks laululiku väikse sõdale ka. See on raske ka. Nii et olge tublid. Mai, kas sa tahad ka midagi rääkida? Nii et väga tore näha, et selline tore kõrge esindus on siin meie üritusel. Ja kuidas mina siia sattusin, siis tegelikult 2001
kui Jõgeval siis Lonni tuli minu juurde, keda tõesti kahjuks enam täna ei ole, ja Jaan Aiaots, kes siis oli maavalitsuse põllumajandusosakonna asemmaavanem või põllumajanduse asemaavanem ja siis jutt puudutas naiste tervist. Et kutsehaigused, aga kutsehaiguste nimekirjas kõiki neid haigusi, mida kahjuks nii roolipiigadel, natimuttidel kui ka kõikidel teistel kenadel leedidel elus on olnud, ei saanud. Ja ma olin siis sellel ajal Riigikogus ja hakkasime seda asja ajama, aga ega me päris kaugele ei jõudnud. Ja samuti oli jutt ka siis sellest pensionist, mis oleks pisut kõrgem. Aga küll me saime siis abi selles osas, et paljud ikkagi kutsehaigust arsti juurde said ja said sealt ravi. Ja aasta oli siis 2002, kui oli siis Jõgevamaal esimene kokkutulek Kodaveres ja seal oli koos üle vabariigi kuskil 130 naist. Aga see, et Saarepiigad ei olnud, seda ma nagu ei mäletanud ja selles suhtes on ka natukene kurb, et teid seal ei olnud. Siis 10. kokkutulek oli ka Jõgevamaal ja see oli siis Põltsamaa ametikoolis, mis on ka selline väga kuulus kool. Ja üldse, kui ma siin natukene võtsin tänaseks välja, ma jätan Juuli selle sulle ka siin, mis on pisut ülevaadet tehtud, siis tegelikult on ikkagi see naismehanisaatorite tegevus üks võimas värk. Et kus nagu kõige rohkem on naismehanisaatoreid olnud, siis omal ajal maakondades tõesti oli see Jõgeva. Teistes oli pisut vähem. Ja siis on tehtud naismehanisaatorite tegevuse ainet üks lõputöö, siis on tehtud üks näidend, näiteks Vello Jaska tegi Palupära vallas, mis siis ette kanti ja selle tüki pealkiri oli Valgete pilvede lend. See oli tõesti üks äge tükk ja see oli just pärast seda Palupära kokkutulekut, kui Palupäras olime koos. Ja siis tahtsin rääkida veel sellest, et Põllumajandusmuuseumis ma saan aru, et Lonida on andnud sinna ka vist osa materjale ja me oleme istutanud sinna ka ühe puukese kasvama ja eelmisel aastal oli väga aktiivselt Lonidaga juttu sellest, et ehk oleks võimalik panna sinna üks mälestusmärk, missugune see mälestusmärk saaks olema, aga et möödunud aastal oli jälle selline ääretult kuum suvi ja siis me leppisime kokku, et siis kui see kuumus nüüd nagu tagasi tõmbab, siis saab sinna minna ja rääkida ja tal oli räägitud ka kunstitudengiga siis Fidelia Signe Rootsiga, kes tegi oma lõputöö, nii nagu ma ütlesin, naismehanisaatorite teemal. Aga kahjuks me Lonniga sinna ei jõudnud. Võib-olla täna, homme siin seda otsustada, kas selline mälestusmärk saab olema, kas see saab olema Põllumajandusmuuseumis või kuidas asjadega nagu edasi minna. Ja veel väga huvitav, mida ma leidsin, mida ma ei ole varem nagu üldse tähele pannud, on ka arutletud selle üle, et kas siis Elmina Otsman oli feminist. Ja Elminal on väga palju kirjutatud oma tegevust ja oma töökäiku päevikutesse, siis selle ainetel sündis ka üks lavastus, mille pealkiri on siis Tugevate tee pildikesi naistraktoristide elust.
ja nagu te teate, vahepeal siis näitleja Tiina Tauraite sõitis ka traktoriga ja luges vahepeal just Elmina päevikuid ja nii et selles suhtes on kanged tüdrukud olnud ja on kanged naised praegu. Nii et on kellest rääkida ja on kellest tõesti kirjutada ja uurida, nii et see on tõesti üks omaette fenomen, jah, ega teist sellist ei ole. Ja me siis luulega tahame anda väikesed meened üle. Siin oli siis natukene sellist lubatud materjali, mis ma kokku võtsin. Ja selles suhtes siit saab vaadata, seda võib täiendada. Siis siin on kaasas maalehed, 2, kus on kirjutatud siis viimane järelüüje plannil. Ja siin on sulle meie Jõgeva valla tass. Et ikka, kui sa kohvi jood või teed jood, siis meiega sul meeles seisaksin, sest sina oled meil alati meeles. Meie rahva poolt on ka natuke magusat ja on ka mälestusvese. Nii et ja siis on niimoodi olnud meil ka tore, millist võimalust me kasutame, et kõik need aastad on olnud selline mees, kes praegu tuleb mind selle aparaadiga hiilima. Ja ma tahan sinule anda ka üle sellise tassi, kus sa saad teed või kohvi juua ja ilusat piilumist siis edasi. Aituma. Ja siis selle maja pererahvale on mul anda ka üks küünal, mis siis kaunistaks just ja valgustaks neid õhtud, kui kipuvad natuke ajad juba pimedamaks minema. Ja siis luule sinule ka üks küünal, sest sa pead olema nüüd selle raja jätkaja. Ja nii nagu siin juttu oli, et kas see on viimane kokkusaamine või see oli üks hingetõmbe koht, nii et eks seda tuleb otsustada. Aga muidugi igal asjal on algus ja ots, aga vahele jääb palju aega. Aitäh ja jõudust! nii, mina tahan ka vajarahvale anda üle väikse kingituse. Meie poolt ka. Natuke magusat, meie suur eestvedaja Ilmani, kes meid on nii kõvasti toetanud igate moodi, nii et temane ka. Eks tegelikult on valmis. Üks uhke medal sulle ka. Aitäh. Ja mees. Viimati medal sai. No igatahes. Ja Jaanus, sinule ka. Kas teil jätkub kõigile? Ole mureta. Ole mureta. Kas sina oled ka aapki? Aitäh. Tämä naiset mäkin. Aha, naiset on mind küll kaapkinud. Aitäh. Joo, tästä on väikset desert, joka on inimestä ja kompanii. Ma mõtlesin, et sa ei saa küll kätte. Kõigepealt ma annan kingituse. Mulle kingitus, aitäh. Ja ma annan sul märgi ka. Oh, jumal küll. Väga meeldis täna. Pane kaela. Panen kaela ka kohe. No ma panen kaela. Istu rooli ja lähed.
ei tea, kas see läheb veel. Kas teist on keegi nendega ka sõitnud või? Sellega? Jaa. See sinine on nagu tuttav masin või? Jaa, tuttav. Mitu aastat sellise peale on kulunud? 5 aastat. Kuidas praegu tunne on, kas hing tahaks veel sinna kabiini minna või? Vanadus võtab ära, ei saada. Aga sisemine tunne? Läheks. Kui saaks, läheks. Vanasti sai ikka paremini ronitud, nüüd annab rohita. Siis sõitsid uks lahti, aken lahti, uksed lahti. Jah, kõik olid lahti. Kas te tegite seda tööd, nagu öeldakse, hambad ristis või tõesti nautisite? Ei, ma nautisin, sest minul oli selline asi. Ma tahtsin koloosist ära minna ja läksin kutsekooli 2 aastat. Ja sain autojuhiload, traktoristiload, kombaineriload, kõik sain. Mootorrattaluad ja kõik sain. Ma küsin teie nime? Vinnal Mare. Mare? Vinnal. Vinna? Vinnal. Ja kus te olete? Jõgeval olen praegu. Te olete siis nüüd see natimutt või? Aga tulin hiljem liitusin nendega. Kas nupud tulid meelde veel? Muidugi, issad juhad, kohe nagu oma. Istusid ja lähete. Äge. Oli see seal kabiinis selline istumine nagu tüütu, tegite seda vägisi või? Ei, mulle nii meeldis, ma olin kõrgelt, teised seisid väikestiga. Ei, mulle väga meeldis, minu esimene traktor oligi Belarus. Teeme sellise pildi ja nüüd te olete ju nendega koos, et näidake seda oma näos välja ka siis ikkagi, et te olete nüüd rõõmsad. Aga ei saa, jah. Proovime pildid ära teha, siis saab veel... Ronime üksteise seal. Nii, tähelepanu. No, on ju kena olla praegu, nii. On ju kena olla, teeme ühe pildi veel. Ühe veel ja no, nii. Suur tänu teile, te olite vahvad praegu. Talu inventar tagastada. Ja vutrivõtmega ma nägin, kus te neid saite, võtsite kodust kaasa või? Muidugi. Tööriistad tulevad alati traktoristil olemas olema. Kui kaugelt te tulite? Jõgemaalt või tegelikult nüüd juba Tartumaa. Sa oled Alavere kandist siis või? Ei, meie olime Palal, Nõval. Oli kunagi suur palakolhoos, seal olin traktorist ja kui läks Nõvaks, siis ma olin autojuht. Mitu aastat siis üldse rooli keeranud, kui need traktoristi ja autojuhi aastad kokku liita? Ütleme kuskil 20 aastat. Siis läks kolkoos sinna loojakarja ja siis tuli linnas tööd otsida. Millal te viimast korda traktoriroolis istusite või autoroolis? Autoroolis istusite? No autoroolis olen ma praktiliselt iga päev. Aga traktoriroolis ilmselt ma lõpetasingi ära, kui ma arvan, et see aasta oli kuskil 85 vast. Kas mõtlete ka Saaremaale täna sõitsite? No ikka siin on nii tore. Ma olen iga aasta alati siin ülevaatusel. Kokkutulekul käinud, siin on väga vahva. On teil see ka teada, palju siis Eestis on olnud maksimum naistraktoriste põldude peal? Ma tean kadunud Leonida Bergmani arvudest, ta ütleb, et kuni 400 naist erinevatel aegadel. Ja nad on ka erinevalt siis koondunud, nagu lindtraktoritel olid Pashad ja siis niimoodi kombainidel ja siis olid ka autojuhtidena. Ja nendest naistest on ka väga palju, kes käisid omal ajal uudismaal. Et kõik see karmus ja see raske töö, et see on omal ajal nende naiste jaoks olnud ka selline, kus nad ütlevad, et see oli ilus aeg. Kas naistraktoristi oli neil tookord nagu meestega võrreldes, kuidas ma ütlesin, teatud privileege ka siis või olidki nad siis kõik nii-öelda ikka ühe eest väljas ja täiesti võrdsed? Ja, täiesti enda eest väljas, et ei olnud seal mingisuguseid privileege, eks ole, et noh, eks naise organism on ikkagi pisut teistmoodi üles ehitatud kui meesterahval ja võib-olla naisterahvaid oli ka väga hea tööandjal tööle võtta, sest naised töötasid kogu aeg, selliseid pikki pause ei kippunud tulema. Ja vaat naised olid tegelikult ka need, kes ise remontisid oma masinaid ka. Nad tegid kõike, oskasid kõike. See on üks selline tõesti huvitav põlvkonna lugu.
palju on teil see number ka teada, kui on, palju siis praegu on sellest 400-st veel alles? Ja seda kahjuks ei tea, sest Lonida Bergman möödunud aasta septembris lahkus, tema mingil määral pidas ka päevikut ja ta arvestas, aga peale Lonida lahkumist ma tean näiteks Jõgevamaal on läinud veel mitmed naised. Kus oli kõige rohkem naistraktoriste üldse? Kõige rohkem oli omal ajal Pala kolhoosis, mis on siis Jõgevamaa, aga nüüd on ta praegu haldusreformi aegselt siis uus Tartumaa osa. Palju seal võis olla? No seal oli kuskil 30-40 ringis oli naisi. Ühes kolhoosis? Ühes kolhoosis. See on ikka väga tõsine arv, eks ole. Mitäs seal nende arvasmeestega on? Pane pool. Ma ei tea. Võib-olla kui näen, pane. Ja siis oli tegelikult esimene kabel tekkis seesama. Me saame seda sealt ka natukene vaadata. See on nüüd arhitektide poolt taastatud. See oli natukene ära väsinud, katus oli sisse kukkunud, aga see ehitati uuesti üles 13. aasta lõpus. Nii et mina lõpetasin oma vallavanema karjääri ja siis see oli see üks viimaseid tegusid, mis me jõudsime ära teha, et me saime selle korrastatud selle vana kabeli. Ta on tegelikult hauakamber ja see oli siis esimene, mis siia ehitati selleks, et matta ära nende pidalitõbiste luud. Pidalitõbiseid hoiti külmas jahedas ruumis nii kaua, kui ta kuivas ära ja siis need luud, mis järgi jäid, ladustati kõik sinna luukambrisse. Teda kutsutaksegi luukambriks. Praegu veel on seal 2 suurt puust kasti, need kastid ehitasime täitsa uued, sellepärast et seal olid ka ainult luud, seal olid hunnikute viisi luusid. Aga tegime siis viisakamalt sellised 2 suurt kasti ja sinna 2 suure kasti sisse said need luud siis korrapäraselt ilusasti ära pandud, et ikkagi inimestel oleks väärikas olemine ka selles teispoolses elus, et need jäänused, mis neist maha jäid, et siis oleksid hästi hoitud. Siis täpselt selline müüritis kogu ulatuses. Tegemist on siis, Kuressaare lossis olete käinud? Ta on 3/4 Kuressaare lossi mõõtmetes. Siin olid samamoodi nurkade peal bastionitornid, nendest sissepääs oletatavalt arvavad, et võiks olla siin mere pool. Kindel ei ole sellest täna mitte keegi, sellepärast, et väljakaevamise tehakse, et nad otsivad täna väravat. Nad ei ole leidnud siiamaani veel väravat, et siia linnusesse siseneda. Aga seda nad nüüd otsivad. Aga nüüd sellel suvel on siis välja kaevatud nüüd see üks bastioni nurk. Et siit on juba näha, seal need avad on kinni lapitud, et seal sees ka midagi panevat välja tulla, aga igal aastal siis Muinsuskaitseamet eraldab siis teatud ulatuses vahendeid kusagil 10 000 euro piires ja sellega siis püütakse siis igal aastal natukene neid töid jälle jätkata. Täna käivad siin suviti etendused, augustikuus on ka sellel aastal etendused siinsamas, linnuses ise uues. Seal on nii külm ja mõnus olla. Ta käis juba saari naisega ära. Sellepärast, mis teeb läheb sarve. Ja, vaba naisega. Kes metsa puid juba? Väga külm. Nii pime seal all. Ei ole, tuli põlev. All tuli põlev, näed. Ärme veel lähe, ootame natuke. Läheme alla ühes, kas ma vaatan, kas tuleb veel. Ma natuke räägin teile sellest ajaloos ka, et te teaksite mõned killud endale kaasa ka võtta. See on maa-alune kill. Ma jään ise siia rohkem kuuma kätte.
lasen teid siia jahtuma. Ma ütlesin, et siin on üks tahasite enam ära minna. Väga hea tuli sees. Oi, siia jääme. Siin on tõesti hea. Enne ei saa kohal käimise mõttes ei tea, mis siin tegelikult olnud. Nüüd kuulame. Et Liivimaa ordumeister rajas siis Maasilinna pärast Jüri ülestõusmist siia Saaremaale, siia Maasi lahekaldale just selle eesmärgiga, et hirmutada siis kohalikke talupoegi, et ülestõusuga ikka midagi ei saavuta. Nimelt mõis siis surus 1345. aastal ülestõusu korralikult maha ja siis nimetatigi seda linnust, mis siia rajati, nimetati karistuslinnuseks. Ehk ta pidigi olema märgilise tähtsusega nendele inimestele, kes siis üritasid mõisa käest siis võimu ära võtta. Me oleme praegu nüüd pea sissekäigu ees ja läheme siit alla esimesele korrusele, mis siis on poolest, ei me veel ei lähe. Mis on poolest saati nagu keldrikorrus, kas ta on eluaja olnud keldrikorrus, ilmselt on olnud. Võltsaal siin all, et see osa, mis nüüd sinna poole jääb, kuhu me ka läheme, et see osa on siis nagu varasemalt ehitatud ja see osa, kus me praegu viibime, see on siis nüüd nagu hilisemalt ehitatud. No, aga väga hea on meil teinud seda. Aga lähme vaatame sinna poole ka. Üks käigu osa peaks nüüd olema siit samast. Ja teine, ma vaatan praegu, et taastatud müüri paistab sealt, et kas äkki selles osas oli äkki see teine käigu osa. Et sellest ei ole nagu isegi aimu praegu, kus ta võiksid olla, aga see oli kindlalt üks. Aga siin on selles saalis, kui see saal on nagu hästi säilinud, see hilisem saal on nagu hästi säilinud müüritisega, et seal ei ole nagu väga palju restaureerimistöid pidanud tegema, siis siin on nüüd toestatud ja siin on tegelikult ka osa võldi on täiesti uuesti üles lapitud. Et siin oli nagu sisse kukkunud, oli sealt nurgast oli sisse kukkunud, see osa oli siit kõik sisse kukkunud. Ja tegelikult siis, kui te nüüd kujutate ette, mina suhteliselt pikk inimene ikkagi ja poisikesest saati olen pikk olnud, et kui lapsena siin ikkagi ronisime, siis mul oli siis kohati ikkagi nii kõrge, et me pidime ikkagi roomama seal võlvida. See on nüüd kõik tühjaks veel. Tegelikult kui vaadata, siis see ei olegi nii turvaline. Et see käsitöö, mis siin tegelikult aastakümnete jooksul nüüd tehtud on tegelikult hästi muljet avaldav. Jah, et baas toodi mandrit. Ei, baas on ikka Saaremaa. Saaremaa. Ja. Saaremaa on baasi täis. See on ikka puhas selle kandi dolomit. Dolomit. Ja. Dolomit. Et ainatav on, kuhu need võlgid välja ulatusid ja kolmas korrus siis osaliselt paistab siis ka, et mis siis nagu, et ta ikka katus on praegu mitte täiskõrgus, et ta oli ikka oluliselt kõrge. Inimesed käivad ja muidu ei loomulikult. Aga siin on tõesti hea. Kõik ilusasti jälle siin, et me oleme siis praegu endise Orissaare valla keskuses, endises rajoonikeskuses, täpsemalt siis 56. aastal hakati siis Orissaare alevit üles ehitama sellel eesmärgil, et tekkis Orissaare rajoon ja kuskile pidi ju tekkima rajoonikeskus. Et Saaremaal kunagi siis oli kaks rajooni, oli Kingissepa rajoon ja oli Orissaare rajoon.
ja Orissaare rajoonikeskus siis otsustati, et hakatakse rajama siia samma Orissaare külasse, õigemini Põripõllu külasse. Põripõllu küla küll on siit natukene allapoole, aga siia siis teda rajama hakati. Esimesed hooned, mis siis tekkisid, olid siis kõigepealt rahvamaja, mis on täna väga ilusasti korda tehtud, kultuurimaja, tegelikult Orissaares on kultuurimaja endiselt. Ma ise töötasin 2 aastat Saaremaa vallas kultuuriosakonna juhatajana, kultuuri- ja spordiosakonna juhatajana. Nii et sellepärast selle maja ajalugu on mulle väga tuttav. Kena vaadata, et maja on ilusa kuu endas on. Aga selja taga on siis rajooni keskuse hoone, millest hilisematel aegadel sai siis see nimetatud eriinternatkool, millest ma teile rääkisin. See sama hoone, jah. Et tema nüüd on täna erakätes ja natukene õnnetu saatusega, et ega siin paistab, et midagi vist ei tule ja kuidagi tundub, et see maja on nukule määratud sellepärast, et... No kätte ka enam ei saa, jah? No just, kurb vaadata, sellepärast, et see stalinistlik arhitektuur on siin väga ilmekalt ikkagi esile toodud. Ta omal ajal oli ikka väga väärikas maja, väga väärikas hoone, nagu need esindushooned ikkagi kõik on olnud. Ja selle hoone juurde ehitati siis ka teine hoone hilisemalt, kuhu siis paigutati internaat, kus lapsed said siis magada, ööbida, olla siis nagu kodus. Ei peaks muretsema, kool oli siin, majutus seal ja nii need siin keskuses elasid. Väga palju ära tehtud. Issand, kui vahvalt on nagu tiivad on sellele pilvest, et siit vaatasin. Et kui vaatad läbi siit, siis on nagu sellel on nagu tiivad küljes. Aga ma piirkond siit välja kasvanud on siis aastal 1233 ehk ikka väga vana ja algselt siis oli kirik, no ma isegi ei julge öelda poole väiksem, ma võin näidata teile siit ühte fragmenti pildist, kus siis on näha kirik, nüüd see tumedam osa, mis siis on olnud kunagi ja siis see heledam osa seal ümber, mis siis täna tegelikult olemas on. See pool nüüd kõik oli siis linnuse sisehoov ja see müüritis siit eest läks siis läbi see müür ja ta läks siit ikkagi tagant mingi 20-30 meetrit veel kaugemalt. Läheb see kivimüüritise osa, mis on siis nagu arvatav kivimüüritis olnud. Et praegu teda ju välja kaevatud rohkem ei ole, et see osa, mis siit ümbert on nüüd välja kaevatud tänasel päeval, et see on näha. Poopu. Jah, poopu. Poopu. Poopu, jah, Poopu. Ta ämma kodu, aga tema maja on siit... Traktoristid üle Eesti ja seekord võib olla, et nende kooskäimise traditsioon ka sellega lõpeb. Kunagistel kolhoosi, sovhoosi aegadel sõitsid aga Eestimaa põldudel ringi 100 naistraktoristid ja oma raske tööga pääsesid nad ka 50-aastased pensionile. Kas näete, kuidas natimuttide, lindileedide, roolipiigade ja pökaprintsesside näod säravad, kui saavad oma kunagiste kallikeste belarussidega ühel pildil olla? Kas hing tahaks veel selle kabiini minna? Vanadus võtab ära ei saa. Aga sisemine tunne? Läheks. Kui saaks, läheks. No kuidas oli? Kas jopud tulid meelde? Muidugi, issand, juba tulid kohe nagu oma. Istusid ja lähed. Ja äge. Oli see seal kabiinis selline istumine nagu tüütu, tegite seda vägisi või? Ei, mulle nii meeldis, ma olin kõrgelt. Teised seisid väikestega. Ei, mulle aga meeldis. Minu esimene traktor oligi Belarus. Saaremaal on kokku olnud 62 roolipiigad ehk naistraktoristi, aga kõige rohkem naisi on traktoriga tööd teinud Jõgevamaal. Kõige rohkem oli omal ajal Pala kolhoosis, no seal oli kuskil 30-40 ringis oli naisi. Ühes kolhoosis? Ühes kolhoosis. Fakt on aga see, et aastad on oma tööd teinud ja kunagistest sadadest naistraktoristidest sai täna Saaremaal kokku ainult 37. 18 aastat tagasi tuli neid Saaremaale 176. Ise ütlevad, et tänane kokkutulek jääb viimaseks, kuigi põhjust ju nagu oleks ikka veel kohtuda. Jutud otsa ei saa? Ei saa. Kunagi ei saa otsa, ikka jääb väheks.
Marje tule tee pilt. Oi, täitsa loopis oli elu. Kuule, kas see, mu meelest te olite aktuaalses kaameras praegu? On ikka kuulsa. Ei muidugi, tublid tööd tehti. Jah, võt. Esimene lugu on Nadi Nunnadi. Oda, ma lähen satun.
Sitä mulle syyä antanut on mulla aika syyä. Sitä mulle naiseksi tulla kuin armastaa. Voitsin sulle syyä antanut viisen to jeszcze dom, moja krasawica w Warszawie żyje. Nii, ja mis me teeme selleks toredaks polkaks siia lõppu? Sievu, väike mua. Ühelt poolt on suur ja teist poolt väike. Poole päevaga ja läbi kõik. Siev on väike muu, siev on muu maa. Kui sa seda ei usu,
kanda. Aitäh. Kunagi ei luba. Et mis me siis edaspidi teeme? No järgmine aasta ühesõnaga. No juuni näiteks tuli ikka sellise ideega välja ja siin me leidsime ühise keele, ma arvan, et noh, et nemad ikka tahaks tulla ühesõnaga, me kokku saada, ütleme. Noh, nüüd on nagu siis mandri kord oleks ikkagi. Aga nendele sobiks selline variant, et kui meie teeme nagu mandri seal ühepäevaseks ole, et siis on lihtsalt nendele tuleb leida selline ööbimise värk. Ja nemad siis järgmine päev lähevad, sõidavad lihtsalt mööda Eestit nagu kuskil. Nemad on seda sorti inimesed. Et et ega meil mandril, meie ju, ega meil ei pea ju ta ju see 2 päevane olema või mis te arvate üldse. Ja tuleme, vaatame siis kuda mida, et kas samuti, eks ole, rahakoti peal või ega teistpidi on ju, võib ju oma piknikukorviga tulla, kes nagu tahab kokku hoida. Ega see piknikukorvi on odav. See igalühel oma korviga tuleb on selline, et siis on pärast selline söögikuhi, et ausalt öeldes... Ja suvel soojaga võtta neid kaasa ja... Ei, see on selge. Aga ma mõtlen seda, et inimesele peab andma ka võimaluse kuidagi valida. Öösavund sama üle, laiutab lahtede suu. Tähtede helkiga sülle, naeratab kullane kuu. Tean, et mul üks on aega, tean, et sind suigutab nii. Sinust mu akende taga, jutustab kullane kuu. Armastan meist ja tuuri, sinust ma mõistan vaid. Hoidin neid, sina pole luuri. Ütle mul, kus sa need said. Hoidin neid, sina pole vaid luuri. Kauguste kutseid, mis kuulen, see mind nii rahutust teeb.